Statistika näitab, et iga 4. naine Eestis on olnud vägivalla ohver. Euroopa 30 viimase aasta praktika näitab, et 80% naistevastasest vägivallast pannakse toime koduseinte vahel. Tallinna naiste kriisikodusse pöördub igal aastal umbes 400 lähisuhte vägivalla ohvriks langenud naist. Disainipood ja ajakiri Mood esitlevad heategevusprojekt Eesti mood vägivalla vastu. 5 Eesti tippmoekunstnikku loovad omanimelise kinkekarbi. Nad teevad seda eesmärgiga näidata, et moel ja loovusel on võimu muuta maailma paremaks, turvalisemaks ja elamisväärsemaks paigaks. Minu otsus osaleda selles heategevusprojektis lähtub sellest, et see on probleem, milles ühiskonnas ei räägita ja mida ei teadvustata. Ma arvan, et see projekt annab suurepärase võimaluse ühendada hea Eesti disain ja üllas eesmärk. Ostes Eesti mood vägivalla vastu kinkekarbi aitad meil toetada Tallinna naiste kriisikodu. Tänu sellele toredale projektile leiavad paljud naised, kes muidu poleks osanud abi otsida, selle üles ja on hiljem oma elus õnnelikud ja rõõmsad. Lähisuhte vägivallal kannatavatel naistele ma sooviksin eelkõige leida iseenda ja enda tugevuse. Ma usun, et kunst ja ka moekunst pakub midagi müstilist. Ta võib anda ka inimestele tiivad, et neid kõrgemale seada igapäevamuredest ja probleemidest. Ma arvan, et see kinkekarp peaks südamed soojaks tegema. Kutsun sind üles täielikule sallimatusele naistevastase vägivalla suhtes. Kingi oma lähedasele tükike Eesti kõrgmoodi ja näita, et see pole ükskõikne. Eesti mood on vägivalla vastu. Ole ka sina.